tere! Tänases videos räägin vaarikate säilitamisest. Ja mitte ainult vaarikate, vaid igasuguse muu orgaanilise aine säilitamise põhimõttest üldse. Eks see jutt ju pisut teoreetiline ole, aga vaadake kalendrisse. On alles mai ja värskeid marju, mida säilitada, pole veel peenralt võtta. Seepärast teeme teooria kevadel selgeks, küll praktikaga suvel ja sügisel kokku puutume. Üldiselt ei soovita ma teil oma äri üles ehitada säilitatud vaarikate peale. Miks? Aga sellepärast, et kui te kavatsete müüa pikalt säilivaid tooteid, siis konkureerite põhimõtteliselt terve maailmaga. Transport on tänapäeval ju nii odav. Aga kolmanda maailmaga hinna osas võistelda te ei suuda, sest seal on tööjõud odav. Ning arenenud riikides on hiiglaslikud istandused, mida koristatakse kombainidega. See tähendab suuri koguseid ja madalat omahinda. Meiesugused väikeettevõtjad nendega võistelda ei suuda. Õnneks on vaarikas õrn mari ega säili värskest peast. See tähendab, et kvaliteetset lauamarja kaugelt ei too ning masinaga ei korista. See on meiesuguste nišš. Mõistlik on juba enne korjama minekut saagile ostja leida ning vahetult pärast noppimist marjad kliendile kätte toimetada. Aga ükskõik kui hästi on logistika organiseeritud, ikka kipub osa marju kätte jääma. Mis siis neist saab? Ära visata ei raatsi, järelikult tuleb kuidagi säilitada ja kas või ise talvel ära süüa. Toit ei lähe niisama halvaks, selle panevad nahka mikroobid. Orgaaniline aine on nõnda haruldane, et selle lihuvad paljud hammast. Elusat orgaanilist ainet valvab hoolikalt immuunsüsteem, aga niipea kui orgaanika ilma peremehe kaitseta jääb, pannakse see kiiresti nahka. Niisiis, selleks, et marjad pärast korjamist säiliksid, tuleb mikroobide elu mingil moel raskeks teha. Laboritingimustes on võimalik mikroobid maha tappa ja steriilne keskkond tekitada. Kuid igapäevases elus piisab sellest, kui nende arvu kärpida ja elutegevust aeglustada. On üks oluline aine, ilma milleta ükski elusond hakkama ei saa. See on vesi. Kui me võtame toidust ära vee, ei suuda seda enam ükski mikroob süüa. Nad jäävad küll ellu või siis moodustavad spoore, et kuivamist üle elada, kuid vee puuduse tõttu ei suuda kasvada ega paljuneda. Kuivatamine on kõige vanem toidu säilitamise viis, aga töötab edukalt ka tänapäeval. Kui vanasti pandi liha, köögiviljad, marjad ja muu kraam lihtsalt päikese tuule kätte kuivama, siis tänapäeval on võimalik spetsiaalsetes kuivatites toitu säilitamiseks ette valmistada. Mõnikord isegi külmutatakse marjad läbi ja kuivatatakse vaakumis, et kuju ning värv paremini säiliksid. Kui jutt juba külmutamise peale läks, siis ka see meetod töötab vee kättesaadavuse piiramise põhimõttel. Vett justkui on, aga see on tahkel kujul. Jälle on mikroobid ilma sellest hädavajalikust ainest. Lisaks on elu säilitamiseks vajalikud mitmesugused keemilised reaktsioonid, mille toimumise kiirus on madala temperatuuri tõttu pärsitud. Ja jälle tuleb hoiatada, jahutamine või külmutamine ei pruugi mikroobe tappa. Tekkivad jääkristallid võivad küll paljud rakud purustada, kuid mõned jäävad siiski ellu ja uuesti soojaks läheb, hakkavad mikroobid taas vohama. Marjade külmutamisel on väga oluline temperatuuri kiire langetamine. Mida aeglasemalt läbikülmumine toimub, seda suuremad jääkristallid tekivad. Mida suuremad on kristallid, seda rohkem nad marju lõhuvad ja pärast sulatamist kaotavad need kaubandusliku välimuse. Ehk inimkeeli öeldes lähevad lötsuks. Et marjad ka pärast sulatamist ilusad ja terved oleksid, tuleb nad kiiresti külmutada. Siis jäävad veekristallid väikeseks. Kiireks külmutamiseks saab kasutada vedelet lämmastikku või siis spetsiaalseid kiirkülmutajaid. Aga kui neid pole, siis väikese koguse marjade paigutamine -20 kraadi külmkirstu käib ka kuidagi. Kuid suure koguse toas hoiada marjade paigutamine külmkirstu tõstab teile sisemist temperatuuri ja alla jahutamine ning läbi külmumine võtab kauem aega. Kolmas võimalus vee puudumisega mikroobi nörritada on osmootne rõhk. See tekitab väga huvitav olukorra. Vett justkui oleks, kuid see pole kättesaadav. Nagu üks merehädaline ookeanil hulpides kurtis, vesi igal pool, kuid juua pole mitte üks teps. Kuidas siis osmootse rõhu abil vee kättesaadavust piirata? Selgitamiseks on abi joonisest. Oletame, et meil on anum, mille keskel on pool läbilaskev membraan. Ühel pool on mage vesi ja teisel pool soolane.
veemolekulid pääsevad membraanist läbi, kuid lahustunud soolaioonid mitte. Ja mis nüüd juhtuma hakkab? Nii uskumatu kui see ka pole, hakkab vedelik liikuma lahjemast lahusest kangemasse lahusesse. Miks küll? See tundub ju ebaloogiline. Asi on nimelt selles, et membraan on pool läbilaskev. Vesi pääseb läbi, suuremad osakesed mitte. Oletame, et ühel pool membraani on 10 veemolekuli, teisel pool 4 veemolekuli. Vastavalt loodusseadustele liigub vesi läbi membraani seni, kuni kahel pool membraani on võrdne arv veemolekule, 7 ühel pool ja 7 teisel pool. Mis saab aga soolaioonidest? Kuna nemad läbi membraani ei mahu, siis pole süsteemi jaoks suuremaid osaksi justkui olemas. Nad on nii-öelda nähtamatud, kuid võtavad siiski enda alla kindla ruumala. Aga toome õige konkreetse näite. On meil vedelik, milles ujuvad mikroobid. Tsütoplasma nende sees on rikast mitmesugustest orgaanilistest molekulidest, kaasa arvatud glükoos. Väljaspool rakku on vähe glükoosi. Seega peaks vesi sisse tungima. On nii? Tungiks küll, aga ei saa, sest rakuruum on piiratud ja tugev kest hoiab rakku lõhkemise eest. Sellises keskkonnas võtavad mikroobid glükoosi molekulid aktiivtranspordi abil rakku sisse ja seedivad ära. Vabaneva keemilise energia abil elavad kuidagi moodi ära. Aga teeme vedeliku magusamaks, nii et sees ja väljas on sama suur kontsentratsioon glükoosi. Nüüd on osmootne rõhk rakus sees ja väljas võrdne. Mikroobid söövad mõlema suupoolega, paljunevad ja elavad õnnelikult. Aga kui vedelikku veelgi rohkem glükoosi panna, siis juhtub midagi traagilist. Osmootne rõhk tõmbab rakkudest vee välja ja normaalne elutegevus peatub. Vett justkui oleks endiselt piisavalt, kuid seda ei saa enam kätte. Vesi igal pool, kuid juua pole mitte üks teps. Hoolimata sellest, et osmoos kui nähtus seletati lahti suhteliselt hiljuti, kasutati seda meetodit päris ammusest ajast saadik. Näiteks antiikajal säilitati puuvilju mee sees ja liha ning kalade soolamine on samuti üsna vana komme. Seni rääkisime võimalusest üks eluks hädavajalik aine ära võtta, et toitu säilitada. Kuid on võimalus lisada mitmeid aineid, nii-öelda säilitusaineid, et elu hävitada või pärssida. Enamasti valmistavad elusolendid ise mitmesuguseid ühendeid, et ennast kaitsta konkurentide või kiskjate eest. Näiteks hallitusseened toodavad antibiootikume, et bakterid hävitada, ja taimed sünteesid oma viljadesse mitmesuguseid orgaanilisi happeid, et vilju ärasöömise eest kaitsta. Näiteks sorbaat ehk pihlakhappe, malaat ehk õunhappe, tsitraat ehk sidrunhappe ja nii edasi. Ühest küljest kahjustavad nad mikroobe happelise keskkonnaga, teisest küljest takistavad nad nende ainevahetust. Näiteks ei suuda mikroobid luua prootongradienti, mis tõttu jääb ära aktiivtransport, ATP sünteesimine ja liikumisvõime. Tänapäeva tööstus on nõnda arenenud, et säilitusaineid ei pea enam pihlakatest, õuntest või sidrunitest ekstraheerima, nii nagu vanasti tehti, vaid võib kuskil katseklaasis sünteesida. Aga molekul ja selle toime on identsed. Selliste säilitusainete kohta on sakslased isegi termini välja mõelnud. Naturidentische. On ka füüsikalised meetodid mikroobide hävitamiseks ja need on kõige efektiivsemad. Näiteks kõrge temperatuuriga on võimalik tekitada steriilne keskkond. Keetmine hävitab küll enamuse mikroobidest, kuid nende spoorid jäävad alles. Selleks, et spooridest lahti saada, tuleb temperatuuri tõsta üle 100 kraadi. Tavalise õhurõhu juures on see võimatu. Seepärast kasutatakse steriilimiseks suletud autoklaave, kus kõrge rõhu tõttu on võimalik temperatuuri tõsta nõnda kõrgele, et kõik valgud denatureerivad ja elu muutub võimatuks. Isegi kui koduses majapidamises autoklaavi pole, siis tavaline survekeetja ajab samuti asja ära. Aga kui autoklaavimine siiski võimatu on, siis on abi mitmekordsest keetmisest. Mõte on selles, et esimese kuumutamisega tapetakse ära vegetatiivsed rakud. Siis lastakse ööpäev toatemperatuuril seista, et eeljäänud spoorid jõudksid idaneda uuteks rakkudeks. Järgmine keetmine hävitab need rakud. Jälle lastakse toidul toatemperatuuril seista, et uus port spoore jõuaks rakkudeks idaneda.
taas järgneb keetmine. Kui seda tsüklit mitu korda korrata, vabastatakse toit mikroobidest. Seda protsessi nimetatakse tündaliseerimiseks. Tänapäeval seda enam eriti ei kasutata, sest võtab palju kütust ja aega, kuid enne autoklaavimise leiutamist oli see laialt levinud. XXI sajandi keskpaiku leiutati ioniseeriva kiirgusega steriilimine, mis on väga efektiivne. Näiteks plastikust laboritarbeid, mis kõrget temperatuuriga karme kemikaale ei kannata, puhastatakse gammakiirtega. Põhimõtteliselt saab ka toitu säilitada gamma ning beeta kiirguse abil, kuid kahjuks on see võimatu inimeste harimatuse tõttu. Nii kui keegi kuuleb, et toit on kiiritatud, siis keeldutakse seda söömast, sest arvatakse, et kiiritamise tõttu muutub ka toit radioaktiivseks. Nii see siiski ei ole. Aga mis siis toimub? Toimub see, et beeta ja gammakirde tõttu lisatakse aatomite välistele orbitaalidele elektrone või võetakse neid vähemaks. Ühesõnaga, aatomid ioniseeritakse. Selle tulemusena tekivad muu hulgas ka hapnikvabad radikaalid, mis reageerivad ümbritsevate aatomitega. Tulemuseks on spontaansed keemilised reaktsioonid, mis toimuvad muu hulgas ka mikroobide tsütoplasmas. Ja seda nad üle ei ela. Samas kulgeb kogu protsess kiiresti ning pärast kiirtest väljumist enam mingeid keemilisi reaktsioone ei toimu. Ioniseeriva kiirgusega steriilimise eelis on kõrvaltoimete puudumine. Toit jääb selliseks, nagu ta oli ning pole selliseid probleeme nagu külmutamine, kuivatamine, kuumutamine või säilitusaineid lisamine kaasa toob. Radapertisatsioon oleks ideaalne värskete marjade säilitamise meetod. Aga hoolimata sellest, et Maailma Terviseorganisatsioon on selle meetodi heaks kiitnud, inimesed siiski kardavad. Muuseas, selleks, et mingi aine radioaktiivseks muuta, ei piisa ioniseerivast kiirgusest. Vaja on hoopis neutronkiirgusega aatomite tuumasid pommitada. Ja see on hoopis teine tehnika. Kõik eelpool mainitud meetodid on head mikroobide hävitamiseks või vähemalt pärssimiseks. Probleem on aga selles, et mõnikord rikub säilitamise meetod ära toidu maitse. Mikroobid on väga visahingega sellid ja kui toidu lisada nii palju hapet, et see neile kõlbmatuks teha, ei sünni ka meil sellist toitu süüa. Või kes tahaks süüa 140 kraadini kuumutatud toitu ning kes on maitsnud soolamise teel säilitatud liha, saab väga hästi aru, millest ma räägin. Mida siis teha? Lahendus on lihtne. Tuleb kasutada kõiki meetodeid kombineeritult. Siis on võimalik viia iga üksiku meetodi tase alla meie tajumisläve. Sellisel tasemel ei oleks nad üksikult võttes enam mikroobidele ohtlikud. Kombineerituna aga mõjuvad üheskoos endiselt pärssivalt. Hea näide kombineeritud säilitamise meetodi kohta on kõige tavalisem moos. Keetmise temperatuur on nii madal, et spoorid jäävad alles. Suhkruga tekitatud osmootne rõhk on nii madal, et meid ei sega. Marjades olevad orgaanilised happed kedagi ei tapa. Aga üheskoos tagavad moosi säilimise mitme aasta jooksul. Ja ka see on oluline, et maitse jääb rikkumata. Tänan, et vaatasite videot marjade säilitamise meetodite kohta. Neist põhilised olid: esiteks, vee kättesaamatuks tegemine kuivatamise, külmutamise või osmootse rõhu tõttu. Teiseks, säilitusainete lisamine. Kolmandaks, kuumutamine ja neljandaks, nende kõigi kolme meetodi koos kasutamine. Seni rääkisin teooriast, aga järgmine video tuleb juba praktiline. Kohtumiseni Vesipapi Astantsias.